Kaul Nurm, olete olnud 24 aastat Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor ning 10 aastat Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee liige. Käisite hiljuti välja idee, et Eesti võiks eeskuju võtta Leedust seoses eurotoetustega. Palun, kas selgitaksite vaatajale, millest käib jutt? Jutt käib sellest, et Eesti on väga ebalühtlaselt arenenud. Meil on arenenud Põhja-Eesti koos Tallinna ja temaga niinimetatud kuldse ringiga või ehk siis nende valdadega, mis ümbritsevad Tallinna, ja ülejäänud Eesti, mis on sotsiaalmajanduslikult kõvasti maha jäänud. Kui seda teemat natukene rohkem illustreerida, siis võiks öelda nii. Sisemajanduse kogutoodang ühe elaniku kohta Tallinnas on ligilähedaselt 26 000 eurot aastas ja Põlvas näiteks ainult 6500, Valgas 8000 ja nii edasi. Ehk sotsiaalmajanduslik erinevus Eesti piires on 4 korda. Ja see on oluline probleem. Kui me vaatame samu numbreid nüüd nende kategooriate alusel, mille kaudu jagatakse Euroopa Liidu toetusi või arvutatakse rahvuslikku ümbrikuid, kui palju ükski liikmesriik Euroopa struktuurifondide raha saab, siis on see 2-kordne. Seal arvestatakse ostujõustandardid samamoodi. Ja selle järgi Euroopa Liidu keskmisest Tallinn on seniste struktuuritoetuste kasutamise tagajärjel arenenud staadiumisse, kus tema sisemajanduse kogutoodang on juba 110% Euroopa Liidu keskmisest ja ülejäänud Eesti ainult 60%. Et see on sisuline probleem ja see on ka sisuline põhjus, miks maapiirkonnad tühjenevad, miks inimesed lahkuvad maapiirkondadest. Sest Euroopa Liidu regionaalarengu rahasid on minu hinnangul kasutatud mitte sihipäraselt, sellega on arendatud Tallinna ja kui kogu struktuurivahendite eesmärk on just vähendada seda sotsiaalset majanduslikke erinevusi eri piirkondade vahel, siis Eestis on see pigem suurenenud kui vähenenud. See on sisuline probleem. Kui me tuleme nüüd Leedu juurde, siis Leedu tõepoolest 2016. aastal tegi taotluse Euroopa Komisjonile jagada Leedu 2 piirkonnaks. Leedu pealinn ja tema lähiümbrus ja ülejäänud Leedu. 10 kuu pärast Euroopa Komisjon võttis vastu vastava määruse, millega Leedu jagati 2 piirkonnaks ja 2 piirkonnaks jagamise andis aluse Leedu nii-öelda rahvusliku rahalise ümbriku väljaarvutamiseks ehk selle numbri väljaarvutuseks, mis Leedu siis Euroopa Liidust saab struktuurivahendite näol. Leedu võitis sellest otsusest 2,7 miljardit. Eesti ja Leedu olid samas olukorras. Seal ei olnud vahet. Eelinformatsioon ja prognoos sellele, et järgmisel perioodil suure tõenäosusega nii Eesti kui Leedu ületab 75% piiri, ehk see on siis see protsendi piir, millest allapoole on maha jäänud riigid, kus on nii-öelda Euroopa Liidu toetus palju suurem ja ka riiklik kaasfinantseerimine palju väiksem. Et see info oli mõlemal teada. Leedu tegi selle otsuse, Eesti ei teinud. Ja minu arvates selleks, et hakata Eesti maapiirkondi uuesti jõuliselt arendama, Eestil ei ole teist vahendit ega väljapääsu. Kui tuleb taodelda Eesti 2 jagamist ja tuleb hakata Euroopa Liidu raha suunama maapiirkondi selleks, et seal tekiks soodne investeerimiskeskkond, selleks, et panustada nii-öelda investeeringute toetuseks, selleks, et säilitada riiklikud teenused, et need oleks kättesaadavad kõikidel maaelanikel. Sest kujutame ette, kui tuleb üks investor, olgu ta eestimaine või välismaine, ja mõtleb, et kas investeerida näiteks Põlvasse, Valka või Võrru või sinna maapiirkondada. Ja kui ta kaalutleb välja, et riiklikud teenused ei ole selles piirkondades
soodsalt kättesaadav. Olgu nad siis haiglateenused, olgu nad päästeteenused, mis tahes muud teenused. Siis on see selge märk, et varem või hiljem tuleb tööjõuga probleeme. See on selge märk, et mõistlikum on investeerida pealinna piirkonda. Ja need kõik tegurid on need, mis aitavad kaasa maapiirkondade tühjenemisele, mida tühjemaks ta jääb, seda suuremaks muutuvad Eesti sisemised probleemid. Siis ma ikka julgen öelda, pealinn ja suured linnad üldse ilma tagalata ehk tugeva maapiirkondadeta ei ole kunagi maailmas olnud jätkusuutlikud. Rahandusministeerium laitis teie idee maha väites, et teie idee ei ole üldse teostatav. Jah, see on nii hämmastav, et kui ma algatasin petitsiooni allkirjade kogumise teema, kutsusin üles Eesti eelkõige loomulikult maapiirkondade elanikke, aga ka valgustatud Tallinna elanikke, kes saaksid aru, et tasakaalustatud regionaalne areng on Eestile kasulik. Siis juba järgmisel päeval ilmus Maalehes ja põllumajandusportaalis nende vastulause, et ma tegelen asjaga, mis ei ole seaduslikult võimalik. Ja ma ütlen ja julgen täna kinnitada, et Rahandusministeerium eksitab ja vassib. Et mitte öelda, valetab avalikkusele. Ma kinnitan, et see on seadusega võimalik, oli seadusega võimalik. Jah, tõsi on see, et üldreegel ütleb, et ei ole võimalik. Aga üldreegli sees on määratud erandid ja erandite alusel Eesti saab taodelda erandi kehtestamist. Seda tuleb põhjendada ja minu arvates on piisavalt olemas põhjuseid, miks Euroopa Komisjon peaks ka selle rakendama. Eelkõige see sama, et meil on Tallinnas 110% üle Euroopa Liidu keskmise sisemajanduse kogutoodang ja muu Eesti 60%. 2 korda ligemale vahet, et see on oluline sotsiaalmajanduslik põhjus. Teine asi, millele Rahandusministeerium nagu viitab, on see, et ega me siis me võime seda ringi jagada Eesti siseselt. Et selle jaoks ei ole vaja 2 jagada. Jah, õigus on, aga miks seda siis siiamaani tehtud ei ole? Miks on nii, et Tallinnat kasvatatakse? Ma arvan, et põhjus võib olla poliitiline, sest järjest rohkem on Tallinnas ja Harjumaal valijaid, kelle häältest sõltub poliitikute tagasivalimine parlamenti. Ja võib-olla see võib olla üks selline pragmaatiline põhjus, miks Rahandusministeerium kaitseb praegu ja püüab pehmendada neid argumente, mis on tegelikult 2 jagamise poolt. On veelgi üks asi, millest Rahandusministeerium vaikib. Ja võib-olla on ka see üks põhjustest, miks Rahandusministeerium väidab, et see, mida mina taotlen, ei ole võimalik. Nimelt see, et niipea kui Eesti jätkab ühes piirkonnas, Eesti sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta läheb üle 75%, ehk Eesti läheb arenenud riikide kategooriasse, kus riiklik omafinantseering tõuseb. Kui meil läinud periood oli Eesti riigieelarve kulu 15% lisaks sellele rahale, mis me saame Euroopa Liidust struktuurivahenditena, siis arenenud riikide kategoorias on see 45%, vahe 30%. Ja kui me teame, et Eesti ümbrik on suurusjärgus 300 või 3 miljardit, siis 30% sellest on 900 miljonit. Ehk Eesti riigieelarve kulu, kui me tahame samas mahus struktuurivahendeid Eestis kasutada, on varasema perioodiga 900 miljonit, peaaegu miljard suurem. See on üks põhjus, miks ei taheta seda avalikkusele öelda ja räägitakse sellest, et see ei ole kõik võimalik. See on fakt, millega Eesti poliitikutel tuleb arvestada, kui nad järgmise riigieelarve strateegiat koostavad, et järgmise 7 aasta jooksul peab leima oma finantseeringuks tähendavad 1 miljard eurot. See ei ole väike raha. Minu arvates on see piisavalt suur raha
et öelda, et see lugu on skandaalne. Võib-olla lisaks siia veel ühe pisikese rosina. Ma 3 nädalat tagasi Rahandusministeeriumile saatsin kirjaliku arupärimise, kus palusin välja anda kõik analüüsid ja arvestused ja kalkulatsioonid, mille alusel nad neid poliitilisi otsuseid tegid, mitte jagada Eestit 2. Ma sain eile vastuse, mis kubiseb pehmelt öelda hämast, kus jätkuvalt püütakse pehmendada kogu olemasolevat teemat, kus öeldakse, kus tegelikult ühtegi rehkendust ega reaalset analüüsidokumenti mulle ei väljastata, kus öeldakse, et te olete olulise teema vastu huvi tundnud ja ma oleks nõus teiega 4 silma all kohtuma, et neid täiendavalt selgitada. See ei ole stiil, kuidas Rahandusministeerium oma kodanikuga käitub. Veelgi enam, ta on dokumendiregistrisse teinud märke piirata minule saadetud vastus salajase kattelooriga, ehk seda dokumenti ei ole võimalik avalikkusel näha enne 75 aasta möödumist. Viidatakse minu tundlike isikut andmete kaitsele, kusjuures ainukene asi, mida nad siis katavad selle saladuslooriga, on minu e-posti aadress, mis on kõigile üsna avalikult kättesaadav. Kus inimesed saavad oma allkirja anda? Inimesed saavad oma toetuse allkirju sellele anda veebisaitidel petitsioon.ee ja rahvaalgatus.ee. Seal on teema, jagame Euroopa Liidu struktuurivahendite mõttes 2 piirkonnaks. Aitäh!